Tere, hea meediakriitika vaataja! Istun teie ees, et tõestada, teated meediakriitika surmast on mõnevõrra liialdatud. 2024. aasta suvi on sündmuste rohke ja ilmselt veel sündmuste rohkemaks läheb. Elu Euroopas on ärev, kusagil käib sõda, Eestis vahetub valitsus, kaugel taamal ripub tinahallide pilvede vahel isegi erakorraliste valimiste vari. Meediakriitika on selles segases seisus igatahes otsustanud jätkata. Akud on laetud, puhkus on puhatud, hammas on verel halva meedia järgi ja silm, nagu näete, on verd täis valgunud just nagu politseikoeral. Meediakriitik ei maga. Aga kuidas mahuvad koos kaamera ette kahte rivaalitsevasse erakonda kuuluvad saatejuhid? Kas ollakse mõttekaaslased või vimmamehed? Või suudetakse näha meedias ja ühiskonnas toimuvat senisest erineva nurga alt? Kas nähakse ühiskonna probleeme endiselt läbi sarnase prisma või ollakse senisest rohkem eri asjade suhtes eri meelt? Seda saab näha algava kvartali või algava perioodi meediakriitika saadetes. Kuid veel enne, kui läheme rahajutu juurde, mõned asjad selle kohta, mis saab meediakriitikas olema uut. Nimelt uusi asju on tulemas ja neid on vähemalt 3. Esiteks, saate põhiosale hakkavad lisanduma intervjuud erinevate poliitikute, kultuuri ja ühiskonna tegelastega ja need saavad olema siis meediakriitika saate põhiosa järel. Põhiosa hakkab olema endiselt umbes tunni aja pikkune, millele lisandub siis umbes pooletunnine, aga vahel ka pikem intervjuu ja külalisteks siis ikkagi pigem kõrge profiiliga ühiskonnategelased ja poliitikud. 10 minuti analüüsid. Need saavad olema justkui pähklikorde mahtuvad analüüsid, kus umbes 10-minutise perioodi jooksul püüame avada erinevaid poliitika, ühiskonna, aga ka ajakirjanduse teemasid nii, et inimesed, kellel ei ole võib-olla nii palju aega kontrollida taustu, kontrollida fakte, teha endale mingi valdkond veidi põhjalikumalt selgeks, et kõik need inimesed saaksid sellest konkreetsest kõne all olevast asjast ülevaate. Neid analüüsi hakkan tegema mina, samuti Sven ja ilmuma peaks need siis ühes nädalas, vähemalt 1, seega 1 nädalas, aga mõnel nädalal ka võib-olla 2 või isegi 3. Ja kolmandaks, meie podcasti stuudio on lõpuks valmis, selle kinnituseks siin mõned kaadrid teile. Alustame selle kvartali jooksul siis podcastiga ka tegevust ja alguse saab vähemalt 2 erinevat podcasti, millest 1 saab siis olema mõneti ajalooline, kuid see ajalugu on siis tugevas seoses meie tänase päevaga ja tänase olukorraga Euroopas. Nimelt hakkame avama erinevate sõjakeerisesse sattunud eestlaste isiklikke mälestusi. Neid eestlasi, kes on kas oma vangilaagri põlvest Siberis või siis oma sõjasündmustes, kus nad on sattunud erinevate riikide sõjaväkke enamasti vastu tahtmist, kes siis neist sündmustest on kirjutanud põhjalikud ja sageli kõrge väärtusega mälestused on meil palju, aga enamus inimesi ei ole, vähemalt kõiki neid lugenud. Ja nende raamatute ja nende teoste seas on väga palju huvitavaid, kurioosseid asju, juhtumisi, sündmusi, mis mõneti sarnanevad tõenäoliselt sellega, mis seisab ees ka tulevikus. Ajalugu tuleb tunda ja eriti sellist osa ajaloost. Nii et kindlasti alustame ajalooliste mälestuste, sõjamälestuste, vangilaagri mälestuste sarjaga, kus siis üritame seda sarja, tänaseks on neid Eestis ilmunud neid teoseid kokku ilmselt 10, arvatavasti 100, üritame neist väärtuslikumaid teoseid tutvustada ja avada nende inimeste elusaatusi meie vaatajatele ning teha sealt ka mõneti laiemaid järeldusi. Kõik need lisaformaadid, intervjuud, analüüsid, podcastid saavad olema tasulised. Tõsi, hind ei saa olema kõrge, kuid sellegi poolest tasulised, see on siis natukene uus asi. Kõike me ei suuda tasuta teha, kuid hea uudis on see, et need, kes algaval või õigemini käimas oleval 2024. aastal on meilt toetanud 50 euroga või enam, saavad kõik siis tasuta ligipääsu 8 aastaks kõikidele neile lisateenustele ega pea nende sentigi maksma. Seega toetamine teatud mõttes siis tasub ära ka rahaliselt. Ja viimane küsimus, mis on olnud
mitmetel inimestel, kellele, mida on palju ka küsitud, on siis see, et kas meediakriitikast saab erakonna meedia. Ja vastus sellele on lihtne. Ei saa. Nimelt on Sven Sildnik, meie 1-2 saatejuhist kuulunud erakonda EKRE kogu aeg ja vaevalt, et meediakriitikat seni keegi ikkagi EKRE erakonna meediaks peab, et oleme selgelt ajanud oma asja, seejuures vahel kritiseerides ka erakond EKRE-t, kui seda vaja on. Ja nii ei hakka me nüüd ajama ka mitte ERK asja ja kui vaja on, siis tuleb ka ERK-d kritiseerida. Seda hoolimata sellest, et ka mina ise selle erakonna liige olen, meediakriitika saatena jääb sõltumatuks hoolimata sellest, kuhu selle saatejuhid kuuluvad. See on ennekõike isikliku kultuuri küsimus. Meediakriitika üldiselt saatena jääb võitlema, nii nagu varemgi, ebaeetilise ajakirjanduse, valetamise, propaganda ja muu säärase valskuse vastu, millega avaliku arvamust püütakse mõjutada, kaugenema sellest, mis seisab Eesti Vabariigi põhiseaduses. See oli ja jääb meediakriitika lipukirjaks, sellest lähtumine jääb meie missiooniks. Nüüd aga kutsun kõiki meediakriitika vaatajaid, kes saadet ootavad ja vajalikuks peavad, tegema järgmise kvartali meediakriitika saadete tootmiseks oma võimalustele vastava annetuse, eetilise, ausa ja Eesti rahva avaliku huvi teeniva ajakirjanduse tähtsus on seda kõrgem, mida keerulisem on aeg, milles elame. Kes toetab meediakriitika saate tootmist, on teinud ise midagi reaalset, et asju muuta ja ei ole jäänud ükskõikseks kõrvaltvaatajaks. Seega, kui võimalust on, toeta meediakriitika saate tootmist ja kohtume järgmistes saadetes.